Meil on nüüd otse stuudiosse jõudnud parima tulemuse teinud Eesti tiimi kapten. Katariina teisega hõbeda võitnud B-klassis Aivar Tuulberg. Palju õnne! Palju õnne! Nüüd küsime seda esimest küsimust, nagu ikka. Jah, mis tunne on? Tunne on tugev. Tunne on tugev, et noh, ütleme nii, et eks me tulime siia kulda võtma, aga noh, oli ju teada tegelikult, et 4 laeva, kes seda tiitli peale sõidavad ja kõigil oli õnne, kõigil oli ebaõnne ja on purjetamises tavaline, et lõpus ikkagi, päeva lõpuks olidki 32 laevast need 4 laeva sõelal ja kolmapäeval oli meil must päev. 3 lühirada. Iseenesest me peaksime lühiradasid sõitma ju kõige paremini. Ja need meil ebaõnnestusid, siis võib-olla see kullašanss läks nagu imeväikseks ja tuli keskenduda hõbeda või üldse medali võitmise peale. Et noh, saime hakkama, olud olid huvitavad. Enne me siin Eeroga rääkisime, Eero ütles sellise hea killu, ütles, et kui ma ütlesin, et Aivar on nagu kogu aeg tuleb neid teisi kohti, eks ole, maailmameistrivõistlust. First loser. On ju, eks ole. Eero ütles, et selles mõttes ta on nagu purjetamise Paul Keres. See kõlab hästi ju, Aivar. Ja ära ole kurb, sa oled nagu purjetamise Paul Keres. Ma siiski taganeks oma avaldusest ja ütleks seda, et mina hoian nagu väga pöialt, et see eesmärk, mis teil nagu oli selleks korraks, tuleb järgmine kord ära. Tead, vaata, Kalev, see second loser on 4. koht. No jah, meil on MM-il õnnestunud 2 korda 4 varem olla ja 1 kord 1 sekundiga. Nii et võt 4-ga ei oleks tahtnud ära minna. Aga Euroopa meistriks olete te tulnud mitu korda. 3 korda. Just, ja MM-il hõbedaid on tulnud ka mitu korda. 1 hõbe, 2 pronksi, aga Svaaniga. Jah, Svaaniga, jah. Kuidas olete muidu selle pika võistlusega rahul? Esmaspäev, teisipäev, long offshore? No, kannatuste rada. Et me ei tea, ütleme nii, et see Coastal, see nagu oli mõnusam, see nagu meeldis. Aga nüüd teil meeskond on päris pikalt nagu kokku sõitnud, tunnetab üksteist väga hästi ja te kindlasti, ma arvan, hoiate seda kurssi nüüd edaspidi ka. Et mis on see, mis Katariina teise meeskonda kõige paremini iseloomustab? Noh, mis on Katariina teise meeskond, et me oleme üles kasvatanud neid poisse 20-30, kõik on suureks kasvanud ja nüüd ühel hetkel vaatad, kellega see... Meil on alati olnud paar Itaalia profipundis, ütleme, taktikuna, sest me oleme sõitnud ju 2 meres, et Läänemeres ja Vahemeres, et paraku tuleb tunnistada, et neist on abi, sellepärast, et see konkurents see grupis on ikka väga tihe. Ja ega ei olnudki, vaatad, et kes on vigastatud, et pidime veel itaallase juurde võtma. Nii et ma ei tea, kellega me nüüd Eestis sõidame, et hakkame noori vist kasvatama uuesti. Sul on itaalia keel juba selge ka või? Paar sõna tean, et kuna laeva peal on inglise keel, et siis nagu... Aga me oleme itaallased õpetanud väga hästi ropendama. Ma ei hakka kordama, aga nad oskavad päris palju. Eesti keeles väga perfektselt tuleb välja. Selge. Aga see konkurents läheb teie klassis ju järjest tihedamaks ja sellel aastal oli C-klassis ju Eesti paate või B-klassis oli ka ikka päris kõvasti. Jah, noh, eks see ajalugu on näidanud, et siuke või vähemalt viimased 10 rohkem on siuke 2 paadi kaklus. Sugar ja Katariina Teeni ja Sugar, eks. Aga ma arvan, võib-olla meie sellises, noh, ikkagi sellises arenduses neid laevu kogu aeg ehitatakse natukene ümber iga aasta ja on tegelikult ülejäänud C-grupi poisid ju nagu meil väga täpselt kannul, et ega Amser hingab kuklasse ja tervikuna ma arvan, Eesti C-klass on ikkagi Euroopas kõige tugev. Väga kõva. Kuivõrd sa tundsid koduvete tuge? Koduvete tuge või?
täna tükid lendasid, et mis teil katki läks? no ütleme nii, et tuli nuga anda, et no võib-olla televaataja ehmatab ära, kes nuga sai, aga see on niimoodi, et kui sa oled ikka nii külili, et vesi hakkab sisse tulema, siis võtad noa ja lõikad kennakiri valli läbi lihtsalt, et lae püsti tõuseks. Aga see oli õnneks viimases sõidus ja see läks nagu maha viskesse, nii et me teadsime, et meil on võimalus üks sõit kapitaalselt keerata. Purje saite kätte ikka? Purje saime kätte, jah. Kuidas sa kommenteerid seda võistluste üldist korraldust ja nii edasi, et kas sinul võistlejana oli mugav ja kõik oli nagu ära tehtud, mis oli vaja tehtud või midagi jäi puudu ka? No ütleme nii, et ma arvan, mul on ikka päris pikk kogemus ja mitmes meres ja kõikidel võistlustel siis, et ma võib-olla tooks 2 kõige paremini korraldatud võistlust välja. Üks on tänane MM ja üks on eelmine MM, mis Tallinnas korraldati. Nii et eestlased on kahtlemata kõige kõvemad korralduse poole peal, seda kindlalt kohe. No kas täna läheb siis nagu tähistamiseks ka meeskorraga? No ikka. Ikka muidugi. Siinkohal on hea öelda muide, et täna on rahvusvaheline rummipäev maailmas. Eile oli vasakukäeliste päev. No nii, täna on rummipäev. Okei, siis. No igal juhul tasub tähistada ja ma arvan, et see korralik läänetuul suht kõrgete lainetega, mis kõik täna oli, et see tasub korra üle vaadata veel. Jah, täna oli võimas päev.